Tervist, mina olen Joel. Täna räägin teile kodanikuks olemise tähtsusest, et miks see on oluline ja kuidas see panustab linna arengusse. Soovin, et suudaksin selle paari minuti jooksul julgustada inimesi Elva linna kodanikuks registreerima. See sõnum on suunatud eelkõige inimestele, kes elavad paikselt Elvas, kuid ei ole veel teatud põhjustel kodanikuks registreerinud. Samuti loodan, et siit saavad julgustust ka inimesed, kes plaanivad Elvasse elama tulla. Esiteks on tähtis teada, et igal ametlikul kodanikul on suur tähtsus. Nende põhjal toimub Elva linnas teenuste ja toetuste taotlemine. Omavalitsus saab registreeritud elukohtade järgi planeerida linna arengut ja osutada avalikke teenuseid asjakohasemalt, muutes meie elu märgatavalt paremaks. Elva on kindlasti õige koht neile, kes soovivad elada rahulikus, kuid samas sündmuste ja võimaluste rohkes piirkonnas. Siin on tegevust kultuurilistele ja sportlikele inimestele. Siin on ka modernsed lasteaiad ja koolid. Elva lähedal asub tervise spordikeskus, kus talvel ootab teid lume korral suusarada ning suvel ootab teid populaarne verevirand, kust saate aega veeta sõprade ja perega. Muusikuid on ootamas äsja renoveeritud muusikakool. Kultuuriinimestele on valmimas kultuurikeskus ning ekstreemsportlasi ootab lähedal asuv rulapark. Elva ei jää suurlinnadele alla ka ostlemisvõimaluste poolest. Võimalik on ostelda rohkem kui 5 erinevas kaupluses. Äsja on valminud ka uhiuus autopesulaga tankla. Tuleb pidada meeles, et tulubaas, mida saab kasutada Elva linna arendamiseks ning teenuste osutamiseks, sõltub just registreeritud elanike arvust. Loodan, et eelnev on piisavalt veenev tekitama huvi igas vastutustundlikus kodanikus, kontrollima oma elukoha andmete korrektsust ning nende vastavust oma tegelikule elukohale.